Islandi vulkaan ärkab ellu. Mägi purskab, paisates taevasse miljoneid tonne tuhka. Midagi kummalist toimub praegu Islandil. Viimastel aastatel on selles riigis toimunud järjest tugevad maavärinad ja vulkaanipursked. Islandi meteoroloogiaameti ja geoloogide sõnul ei ole see lihtsalt tavaline vulkaaniline aktiivsus. See on osa väga pikast geoloogilisest tsüklist, mis võib jätkuda paljude põlvkondade jooksul. Ja mis kõige üllatavam, siin ei räägita ainult mõnest aastast. See võib kesta veel 200 kuni 400 aastat. See tähendab, et Islandil praegu sündivad lapsed kogevad tõenäoliselt sama vulkaanilist aktiivsust ka siis, kui nad on juba täiskasvanud. Ja isegi nende lapselapsed ja järgmised põlvkonnad võivad sattuda samasugusesse olukorda. Aga miks see ikkagi juhtub? Miks tundub, et laava voolab ja maa väriseb selles riigis lakkamatult? Vastus peitub otse Islandi all. Aga enne kui me arutelu alustame, palun ma sinult ühte meeldimist. Ja palun telli ka meie kanal. See on meile sisuloojatele väga suureks abiks. Alustame siis. See ei ole lihtsalt saar Atlandi ookeani keskel. See on üks maailma ainulaadsemaid paiku, kus kaks maa hiiglaslikku tektoonilist laama otseselt kokku puutuvad. Ühel pool on Põhja-Ameerika laam ja teisel pool on Euraasia laam. Nad liiguvad igal aastal aeglaselt teineteisest eemale. Nende liikumine on väga aeglane. See on peaaegu sama kiire kui meie küünte kasvamine. Kuid isegi nii aeglase liikumisega on sellel maal tohutu mõju. Kui need kaks laama üksteisest eemalduvad, tekib maa kooresse lõhe ja maamantli väga kuumast osast tõuseb magma üles, et täita uue tekkinud tühimikku. Kui magma jahtub, muutub see uueks kivimiks. Sellisel viisil lisandub maa koorele järk-järgult uut materjali. Nii tekkis väga pikk Kesk-Atlandi ahelik, kõige pikem mäeahelik kogu planeedil. See on üle 16 000 kilomeetri pikk. Erinevus seisneb selles, et peaaegu kogu see osa on peidetud mere alla. Kuid Islandil on olukord teistsugune, sest siin tõuseb see ahelik järsku üles ja ilmub ookeani pinnale. Ja just siin algab selle riigi eriline lugu. Aga mis siis veel peitub Islandi all? Tegelikult töötab Islandi all veel üks palju võimsam jõud. See pole ainult laamade lahknemine. Tektoonilised laamad on põhjuseks, miks Island on nii aktiivne, kuid on veel üks suur põhjus. Kogu riik asub otse mantli kuumapunkti peal. Mis see siis on? See on osa maa sees, kus on kuumem kui tavalised kivimid mantlis. Ja tänu sellele kuumusele sulavad kivimid kergemini ja muutuvad magmaks. Koguneb rohkem magmat. On rohkem võimalusi maavärinate tekkeks ja on suurem tõenäosus tugevateks vulkaanipurseteks. See on nagu kaks erinevat masinat, mis samal ajal suruvad ülespoole samas kohas. Seetõttu pole ime, et Island on üks maailma kõige aktiivsemaid vulkaanipiirkondi. Geoloogide sõnul on Mitte-Atlandi harja ja mantli kuumapunkti koos esinemine ühes kohas maal väga haruldane. See on ka põhjus, miks saar on väga pika aja jooksul pidevalt kasvanud. Kui paljusid riike sööb meri erosiooni tõttu aeglaselt ära, siis Island jätkab uue maa loomist. Uus maa tule abil, mis pärineb planeedi sügavustest. Sellest hoolimata, kui mõelda, on maa tegelikult väga vana. Meie planeedi vanuseks hinnatakse üle 4 miljardi aasta, kuid kui võrrelda seda Islandiga, siis Island on justkui vastsündinud osa maailmast. Geoloogide vaatenurgast on see riik veel väga noor. Islandi meteoroloogiaameti ja geoloogide uuringute kohaselt asuvad Islandi vanimad kivimid Läänefjordides ja Idafjordides. Nende vanus on vaid umbes 16 kuni 18 miljonit aastat. Meile võib see tunduda väga pikk aeg, aga maa ajaloos on see peaaegu nagu eilne päev. Et sul oleks aimu, paljudes Euroopa mandri osades on kivimid, mis on üle 500 miljoni aasta vanad. See tähendab, et vahe Islandiga on väga suur ja mida lõuna poole riigis liigud, seda nooremaks maa muutub. Reykjanesi poolsaarel on palju maa-alasid, mis on tekkinud vaid 3 kuni 7 miljonit aastat tagasi. Geoloogia maailmas on see ikka veel väga noor. See tähendab, et looduse kujundamine selles riigis ei ole veel lõppenud. Kuni tänaseni muudavad seda jätkuvalt vulkaanid. Üks parimaid näiteid selle kohta on väike Surtsey saar. 1963 aastal polnud selles Atlandi ookeani osas ühtegi saart näha. Seal oli ainult meri.
seejärel hakkas ookeani all purskama vulkaan. Aeglaselt tõusis laava sügavusest üles. See jahtus, kui segunes mereveega. Ja vaid mõne aastaga sündis uus saar. Nagu oleks uus tükk maailma äkitselt merest välja ilmunud. Kuna teadlased teadsid täpselt, millal sörtsi tekkis, muutsid nad selle väga oluliseks looduslaboratooriumiks. Tavalistel inimestel on siia sisenemine rangelt keelatud. See tehti selleks, et elu loomulik areng ei saaks häiritud. Aastate möödudes hakkasid linnud järk-järgult saabuma. Seejärel tõi tuul taimede seemneid. Järk-järgult lisandus siin ka rohkem rohtu, sammalt, putukaid ja muud elu. Selle tõttu nägid teadlased, kuidas ökosüsteem algab kohast, mis oli varem ainult paljas kivi ja laava. See on üks väheseid kohti maailmas, kus kogu ökosüsteemi kujunemist on peaaegu algusest peale jälgitud. Aga Islandi noorusel on ka oma hind. Kui maa on veel noor, tähendab see, et selle all olevad praod on veel värsked. Magma liikumine on palju aktiivsem. Vulkaanipursked toimuvad sagedamini ja ka tugevad maavärinad esinevad tihedamini. Islandi meteoroloogiaameti andmetel on kogu riigis umbes 30 aktiivset vulkaanisüsteemi. Täpset arvu ei ole lihtne kokku lugeda. On olemas vulkaanisüsteeme, kus on ainult üks suur vulkaan. Kuid on ka väga pikki maa-aluseid lõhesid, mis võivad pursata erinevates kohtades. Mõned neist on olnud vaiksed 100 aastaid, enne kui nad taas ärkavad. Seega sõltuvalt sellest, kuidas geoloogid loevad, võib peamiste aktiivsete vulkaanisüsteemide arv olla 28 kuni 33. Viimase 10 000 aasta jooksul on Islandil pursanud üle 100 vulkaani. See on üks kõrgemaid näitajaid kogu Euroopas. Ja tänu riigi ainulaadsele asukohale võivad siin esineda peaaegu kõik vulkaanipurske tüübid. Siin võib näha vulkaane, mis aeglaselt eritavad vedelat laavat, mis voolab mitmeid kilomeetreid. On ka vulkaane, mis ootamatult purskavad ja paiskavad õhku tohutuid tuhapilvi. On ka purseid, mis toimuvad otse pikkades maapinna lõhedes, mitte ühe ainsa mäe peal. On ka suuri kalderasid, mis tekivad pärast seda, kui tohutu kogus magmat maa all ära voolab. Lihtsalt öeldes on Island nagu suur klassiruum teadlastele, kes soovivad uurida peaaegu kõiki maailma vulkaanitüüpe. Kuid hoolimata kõigist neist ohtudest elab enamik Islandi elanikest siiski siin. Aga miks? Sest kliima pole kogu riigis ühtlane. Islandi keskosa koosneb peaaegu täielikult mägedest, laavaväljadest, jääst ja ulatuslikest vulkaanilistest kõrbemaastikest. See piirkond on peaaegu kogu aasta väga külm. Siin elab vaid vähe inimesi. Teisest küljest on rannikualadel, eriti riigi edelaosas, tingimused palju paremad. Seda aitab Gulf Stream, soe veevool Atlandi ookeanis. Seetõttu ei jäetu paljud sadamad isegi talvel eriti ära ning ka kalapüük Islandi ümbruse meredes on lihtsam. Ja kuna kala on palju, eriti turska, hakkasid siin paljud kogukonnad arenema. Kui elanikkond kasvas, kasvasid ka linnad. Tekkis rohkem teid, rohkem maju, rohkem haiglaid, rohkem koole ja lõpuks sai sellest kogu riigi majanduse keskus. Praegu elab suur osa Islandi elanikkonnast Reykjaviki ja selle ümbruse lähedal. Siin asub ka enamik riigi olulisest infrastruktuurist. Kuid loodus ei kinkinud Islandile ainult kala. Nad õppisid kasutama ka maa alt tulevat soojust. Selle asemel, et toetuda kivisöele või suurele hulgale fossiilkütustele, kasutab Island geotermaalenergiat. Islandi ametlike andmete kohaselt köetakse üle 85% riigi majadest geotermaalveega. Maa alt tõstetakse väga kuum vesi üles sügavate kaevude abil. Seejärel saadetakse see majadesse, hooletesse, ujulatesse ja isegi mõnele teele, et talvel jääd sulatada. Lihtsalt öeldes, sama kuumus, mis võib põhjustada hävitava vulkaanipurske, annab ka mugavat ja puhast energiat miljonitele inimestele. Aga kui linnad kasvavad ja infrastruktuur suureneb, kasvab ka oht. Sest nüüd elab rohkem inimesi piirkondades, mida võib tabada järgmine vulkaanipurse. Ja mis veelgi muret tekitavam, see pole oht, mis võib juhtuda alles 100 aastate pärast. Geoloogide sõnul on märke sellest, et Reykjanesi poolsaare all on taas toimumas magma liikumine. Ja selle loo järgmine peatükk hakkab arenema mitte kauges tulevikus, vaid otse inimeste jalgade all. Väga paljud aastate jooksul näis Reykjanesi poolsaar vaikne olevat.
mõnikord esines ikka veel maavärinaid, kuid polnud mingeid märke, et oleks tulemas suuri muutusi. Kuni 2019. aasta lõpuosani, mil Fagradalsfjalli ümbruses hakkas ootamatult maavärinate arv suurenema. Alguses oli neid tunda vaid mõni üksik, kuid nädalate möödudes toimusid peaaegu iga päev uued värinad ja need muutusid järk-järgult tugevamaks. Islandi Meteoroloogiaameti andmetel registreeriti 2021 aasta alguseks vaid mõne nädala jooksul ühes piirkonnas üle 40 000 maavärina. See ei ole tavaline maavärin, see ei ole ka suur maavärin, millele järgnesid järelvärinad. Seda nimetavad geoloogid maavärinate parveks. Sellises olukorras toimub tuhandeid väikeseid ja keskmise tugevusega maavärinaid järjestikku, ilma ühegi selge peamise maavärinata. Tavaliste inimeste jaoks on seda hirmutav kogeda, kuid teadlaste jaoks on see väga oluline hoiatus. Kui selline seismiline parv Islandil aset leiab, toimub maal tavaliselt suur muutus. Paljudel juhtudel on see märk sellest, et magma liigub. Aga kuidas see juhtub? Kujuta ette maakoort nagu paksu klaasi. Kui ülikuuma magma mantelkihist ülespoole surub, otsib see kivimi kõige nõrgemat kohta. Kui see leiab väikese prao, üritab ta seda avada. Mida suuremaks pragu muutub, seda rohkem tekib värinaid, kuid vulkaan ei purska veel kohe. Selle asemel surub magma end aeglaselt maakoorde. Mida rohkem magmat sisse tungib, seda suuremaks muutub rõhk. Kui kivid ei suuda enam seda jõudu tagasi hoida, siis toimubki purse. Just see juhtuski Islandil. 2021 aasta märtsis, pärast mitu kuud kestnud järjestikuseid maavärinaid, tekkis Fagradalsfjallis lõpuks pikk lõhe maapinda. Selle asemel, et purskaks üks suur vulkaan, avanes pikk lõhe. Sealt voolas pidevalt laavat välja. Teadlaste sõnul oli esimese avanenud lõhe pikkus umbes 180 meetrit. Kogu org nägi välja nagu tulejõgi. Paljud elanikud nägid sellist tüüpi purse esimest korda oma elus. Islandi võimude sõnul on see ka esimene vulkaanipurse Reykjanesi poolsaarel. Pärast ligikaudu 800 aastat vaikust, kuid see polnud lõpp. Tegelikult oli see alles algus. Kui purse peatus pärast peaaegu 6 kuud, lootsid paljud inimesed, et probleem on läbi, kuid see arvamus oli vale. 2022 aastal toimus taas purse. Seejärel purskas see taas 2023 aastal. Aja jooksul märkasid geoloogid, et magma aktiivsus liigub Reykjanesi poolsaare teistesse osadesse. See liikus aeglaselt Svartsengi piirkonda. Siin hakkas olukord muutuma tõsiseks. 2023 aasta 10. novembril evakueeris Islandi tsiviilkaitse peaaegu kogu Grindaviki linna. Üle 3700 elanikku pidi oma kodudest lahkuma. Mitte sellepärast, et kohe oleks oodata purse, vaid sellepärast, et teadlased nägid, et tohutu magmaintrusioon liigub otse linna all. Lihtsamalt öeldes liigub maa sügavustes tohutu kogus magmat ja igal hetkel võib see leida tee välja. Vaid mõni päev pärast evakuatsiooni tekkis Grindaviki linnas palju pragusid. Mõned majad said kannatada, teedele tekkisid sügavad lõhed. Kahjustada sai ka mõned veetorud ja muud olulised infrastruktuurid. Reutersi ja Islandi võimude sõnul on see üks suurimaid looduskatastroofe, mida Island on viimastel aastakümnetel kogenud. Siiani elab Grindavikis endiselt vähe püsielanikke, sest uue purse oht on jätkuvalt kõrge. Aga geoloogide jaoks oli üks asi veelgi olulisem, mida nad märkasid. Asi pole ainult selles, et vulkaan ärkas ellu. Nende arvates on taas alanud väga pikk geoloogiline tsükkel, mis viimati toimus viikingite ajal. Ja siin muutub ajalugu väga oluliseks. Kui Norra asukad esimest korda Islandile saabusid aastal 874 Peekrostel, panid nad hoolikalt kirja olulised sündmused. Nende vanades ülestähendustes ja saagades on lugusid tulekahjudest, mis tulevad merest ning pimedusest isegi keskpäev. Paljude sajandite jooksul arvasid mõned, et need on vaid legendid. Kuid kui kaasaegsed geoloogid uurisid vanu laavavooge, vulkaanilise tuha kihte ja setendeid Reykjanesi ümbruses, märkasid nad, et paljud detailid kattuvad viikingite kirjutatuga. Islandi geouuringute ja teiste uurimisasutuste uuringud näitasid, et Reykjanesil toimus aastatel 1210 kuni 1240 suurte porsede seeria. Seda perioodi nimetatakse nüüd Reykjanesi tuledeks. Tol ajal ei toimunud ainult üks purse.
pursete seeria kestis järjestikku mitmeid aastakümneid. Selle tõttu hävisid suured karjamaad, kalunikud sattusid raskustesse ning paljud koduloomad surid tuha ja toidupuuduse tõttu. See oli suur väljakutse Islandi esimestele asukatele. Kuid need vanad sündmused muutusid veelgi olulisemaks, kui teadlased hakkasid uurima maa sügavamat ajalugu. Islandi järvede ja pinnasekihtide all on õhukesed vulkaanilise tuha kihid. Tavalise inimese jaoks näevad need välja nagu tavaline tuhk. Kuid laboris on igal kihil oma keemiline signatuur. Silika, raua, magneesiumi, kaltsiumi ja teiste mineraalide kogused on erinevad, justkui iga vulkaani sõrmejälg. Analüüsides neid tuhakihte ja kasutades radiosüsiniku dateerimist nende kohal ja all olevate muldade puhul, saavad teadlased täpselt kindlaks teha, millal iidsed pursked toimusid. Islandi Geouuringute Ameti 2020 aasta märtsis avaldatud uuringu kohaselt ei olnud see esimene kord, kui Reykjanesi poolsaar ärkas ellu. Viimase 4000 aasta jooksul on mitu korda esinenud pikki perioode tugeva vulkaanilise aktiivsusega. Iga tsükkel kestab mitusada aastat, seejärel aktiivsus jälle vaibub. Ja pärast umbes 800–1000 aastat algab jälle uus tsükkel. See on põhjus, miks geoloogid uurivad praegust olukorda väga tõsiselt. Mitte sellepärast, et nad teaksid täpselt, mis järgmisena juhtub, vaid sellepärast, et sündmused, mida nad praegu näevad, sarnanevad väga mustritele, mis ilmesid varem. Ja kui nende tõlgendus on õige, ei pruugi see olla ajutine vulkaanipursete seeria. See võib olla uue aktiivsuse etapi algus, mis võib kesta väga pikka aega. Viikingite ajal, kui maa avanes ja purskas tuld, ei saanud nad peaaegu midagi teha peale selle, et hoiduda, palvetada ja proovida ellu jääda. Aga Island on nüüd hoopis teistsugune. Neil on satelliidid, GPS-jaamad, maavärina sensorid ja teadlased, kes jälgivad maa liikumist peaaegu reaalajas. Ja neil on insenerid, kes ehitavad sõna otseses mõttes laava vastu müüre. Islandi Meteoroloogiaameti andmetel tõusis enne Reykjanesi mõne osa purskamist mõnes piirkonnas maa, kuna magma kogunes selle alla, seda ei märka palja silmaga. Kuid GPS-i ja satelliitradari abil näevad teadlased, milline maaosa paisub, vajub või liigub. Kui maa järsku tõuseb, tähendab see, et all koguneb surve. See on nagu õhupall, mida tasapisi täis puhutakse. Kui magma all suureneb, surub see maad ülespoole. Kui sellele lisanduvad veel tuhanded väikesed maavärinad, muutub pilt veelgi selgemaks. Geoloogid näevad, kust magma liigub, kui sügaval see on, kui suur see on ja kas on võimalik, et see jõuab pinnale. See ei tähenda, et nad teaksid täpselt, millal purse toimub. Ükski teadlane ei suuda täpselt öelda, mis minutil maa avaneb, kuid nad suudavad näha hoiatusmärke. Ja Islandil on iga tund varajast hoiatust väga oluline, sest kui laava hakkab voolama, ei saa seda enam lihtsalt peatada. See ei ole nagu üleujutus, mis võib kiiresti taanduda. See ei ole ka nagu tuli, mida saab veega kustutada. Laava on sulanud kivi, ülikuum ja raske. Ja kui see jätkab voolamist, suudab see katta teid, lõhkuda torusid, neelata maad ja katkestada tee, mis viib ühte linna. Seega ei seisne Islandi strateegia ainult vulkaanipurska aja ennustamises. Veelgi olulisem on teada saada, kuhu laava voolab, kui see juba välja tuleb. Siin tulevad mängu insenerid. Nad kasutavad arvutimudeleid, et uurida maapinna kuju. Nad vaatavad, kuhu maastik langeb, kuhu laava võib voolata, kus see võib aeglustuda ja kuhu tuleks paigaldada tõkkeid, et seda majadest, teedest, elektrijaamadest või veetorustikust eemale juhtida. Reutersi ja Islandi võimude andmetel muutus pärast Grindavíki elanike evakueerimist 2023 aasta novembris veelgi olulisemaks. Kaitsetõkete rajamine oluliste kohtade ümber. Nende müüride eesmärk ei ole vulkaani võita. Laava ei ole nii lihtne vastane. Tõeline eesmärk on palju lihtsam. Aeglustada seda, suunata seda kõrvale ja võita aega. Isegi kui see annab vaid mõne tunni juurde, on see juba suur asi. Võib-olla jõutakse inimesed evakueerida. Võib-olla jõutakse varustus ümber paigutada. Võib-olla jõutakse ohtlikud teed sulgeda. Võib-olla õnnestub kaitsta elektrijaama ja sooja veevarustust. Riigis, mis toetub geotermilisele energiale, on see väga oluline. Sest kui torujuhtmed ja elektrijaam saavad kahjustada, ei mõjuta see ainult maju. Mõjutatud saab ka küte. Mõjutatud saab elekter, mõjutatud saab vesi, mõjutatud on kogu kogukond. Aga laava ei ole alati ühesugune.
on olemas laava, mis on paks, aeglane ja kareda pinnaga. On ka laavat, mis on lühem, liigub sujuvamalt ja voolab kergemini maa madalamatesse osadesse. USA geoloogiateenistuse USGS andmetel mõjutavad barjääri kuju ja keerukus oluliselt laava liikumist. Kui sein on valesti paigaldatud, võib laava koguneda, tõusta ja üle voolata. Aga kui nurk on õige, on suurem võimalus laava voolu suunata turvalisemasse kohta. See on põhjus, miks pelgalt pinnase kuhjamine ei ole piisav. Insenerid peavad teadma voolu suunda, nad peavad teadma kiirust, nad peavad teadma paksust ja nad peavad tegutsema enne, kui laava jõuab kriitilisse kohta. Reykjanesil tehti tõkked maa, kruusa, kivide ja kohapealsete materjalidega. Mõnikord, kui neid ehitati, oli laava juba lähedal. See tähendab, et meeskonnad töötasid teades, et igal hetkel võib laava voolu suund muutuda. See ei ole tavaline ehitusprojekt, see on võidujooks ajaga ja võitlus maa enda jõududega. Kuid esimesed katsed näitasid, et lootust on. Isegi kui nad ei suuda kogu porse peatada, nad suudavad mõnel juhul laava teekonda muuta. Nad suudavad kaitsta osa infrastruktuurist ja nad suudavad anda inimestele rohkem aega pääsemiseks. Siin erineb tänapäeva Island viikingiaegsest Islandist. Tol ajal oli purse nagu saatus. Kui laava tuli lihtsalt joosta. Nüüd jälgitakse seda kosmosest. Seda mõõdetakse anduritega, kasutatakse arvutimudeleid ja blokeeritakse inimeste ehitatud seintega. Kuid ükskõik kui tark tehnoloogiaga poleks, on siiski selged piirangud. Inimene ei suuda käsutada vulkaani peatuma. Ükski masin ei suuda takistada tektooniliste plaatide lahknemist. Ja ükski insener ei suuda neid sulgeda. Sügavaid lõhesid Reykjanesi all. Ainus, mida nad saavad teha, on ohul ette jõuda, lugeda maa liikumist, valmistada inimesed ette ja juhtida tuld kõrvale, enne kui see jõuab linna südamesse. Nii et samal ajal, kui magma Islandi all jätkuvalt liigub, ei seisne selle riigi võitlus ainult ellujäämises. See puudutab seda, kui kaugele suudab kaasaegne inimene sammu pidada jõuga, mis on vanem, tugevam ja sügavam kui ükski linn, mille me oleme selle peale ehitanud. Iga uue vulkaanipurskega õpib Islandi midagi uut ja iga uut õppetundi kasutavad nad kohe järgmise katsumuse jaoks. See on põhjus, miks nende laavakaitsed muutuvad igal aastal suuremaks ja paremaks. Islandi võimude sõnul hakkasid nad pärast järgmist purse Reykjanesi poolsaarel ehitama väga pikki kaitsetõkkeid riigi kõige olulisemate kohtade ümber. See ei ole enam lihtsalt mullakuhjatis. See on nüüd tohutu inseneriprojekt. Mõned tõkked ulatuvad mitme kilomeetri pikkuseks, teised on peaaegu 24 meetrit kõrged. Need on nii suured, et tuli avada uusi karjääre, et saada piisavalt kive ja kruusa ehituseks. Ka kasutatavad materjalid ei ole tavalised. Enamik tõkkeid on valmistatud tihedalt kokku surutud basaltkillustikust, sest see peab paremini vastu äärmuslikule kuumusele ja laavaraskusele. Väliskülgedele asetatakse suured kivid, et tõkke kergesti kokku ei variseks. Iga tõkke kuju ja nurka valitakse hoolikalt. Selle eesmärk pole lihtsalt takistus olla. Olulisem on kontrollida laava liikumissuunda. Kui insenerid teavad, kuhu sulakivi loomulikult voolab, saavad nad seda suunata turvalisemasse kohta. See on nagu tormaka üleujutuse suunamine. Sa ei suuda vett peatada, kuid saad selle kõrvale juhtida, et majadest mööda läheks. Sama põhimõte kehtib ka laava puhul. Üks tähtsamaid objekte, mida tõkked kaitsevad, on Svartsengi geotermiline elektrijaam. See rajatis on Islandi jaoks väga oluline. Siit tuleb suur osa geotermilisest energiast ja soojast veest, mida paljud kogukonnad kasutavad. Kui see saab kahjustada, ei mõjuta see ainult ühte linna. Elektrivarustus, küttesüsteem ja soojaveevarustus võivad olla häiritud suures piirkonnas. Seetõttu on valitsuse jaoks selle kaitsmine suur prioriteet. Kuid ükskõik kui suured tõkked ka poleks, ei saa kogu ala täielikult sulgeda. Endiselt peavad olema läbipääsud sõidukitele, on torujuhtmeid, mis peavad läbi minema, hädaabiteenistuste sõidukid peavad igal ajal sisse pääsema. Selle tõttu on tõkke teatud osades spetsiaalsed avad. Tavalisel päeval on need avatud, aga Islandi tsiviilkaitse sõnul on olemas ka varustus, millega saab need avad kiiresti sulgeda, kui purskeoht tekib. Vaid mõne tunniga võib kogu kaitsesüsteemi muuta vastavalt olukorrale. Töö ei lõpe ka siis, kui purse peatub. Tegelikult algab siis alles uus analüüs.
teadlased uuendavad oma arvutimudeleid, nad uurivad, kust laava läbi läks, kus oli barjäär tõhus, kust tuli seda kõrgemaks teha ja kuhu tuleks rajada uus kaitse. Seejärel korratakse kogu protsessi uuesti. Kui tuleb uus purse, tehakse jälle uus analüüs, uus ehitus. Uus kohandamine. See on pidev võitlus, mis võib kesta väga pikka aega. Hea uudis on see, et Islandi võimude aruannete kohaselt on paljud nende ennustusmudelid olnud tõhusad. Mõnel juhul langes arvutisimulatsioon peaaegu kokku laava tegeliku liikumisteega. Tänu sellele suudavad nad kiiremini otsustada, kuhu saata raskevarustus ja millist tõket tuleks kõrgemaks muuta. Aga ükskõik kui hea tehnoloogiaga poleks, on hetki, mil tuleb valida. Kõiki ei ole võimalik päästa. Üks selge näide sellest on Sinine laguun. See on üks Islandi kõige kuulsamaid turismisihtkohti. 2024. aasta lõpu vulkaanipursete ajal jõudis laava selle ümbruse mõnesse ossa. Mõned piirkonnad ohverdati, et päästa olulisem taristu. Reutersi ja Islandi võimude sõnul on uute tõkete peamine eesmärk kaitsta geotermaaljaama ja peamisi hooneid. Parkimisala ei ole prioriteet. Autosid on lihtsam asendada, kui kaotada geotermaaljaam, mis varustab energiaga väga paljusid inimesi. See näitab, et katastroofi ajal tuleb teha raskeid otsuseid. Kõiki varasid ei ole võimalik päästa, aga on üks probleem, mida isegi kõige kõrgem tõke ei suuda peatada. Kui uus lõhe avaneb otse linna all, on see kõigi kaitsemeetmete suurim piirang. Kui magma tõuseb otse majade ja teede alla, ei suuda ükski tõkke seda peatada. See on põhjus, miks Island ei keskendu ainult müüride ehitamisele. Nad parandavad pidevalt ka kogu oma infrastruktuuri. Neil on plaanis mõned elektriliinid ohutumasse kohta viia, on torujuhtmeid, mis on maetud tugevasse kivisse. Mõned peamised teed on ümber projekteeritud, et oleks lihtsam leida alternatiivseid marsruute vulkaanipurske korral. Tehnoloogia arenedes kasutavad teadlased nüüd ka tehisintellekti, et kiiremini alternatiive leida. Tehnoloogia arenedes kasutavad teadlased nüüd ka tehisintellekti. See on tohutu hulk andmeid satelliitidelt, GPS-jaamadest, seismilistest anduritest ning suurim piirang on see, et isegi selle abil ei saa täpselt ennustada järgmist purse, kuid see aitab kiiremini tuvastada võimalikke pursemärke. Kuid see aitab tuvastada mustreid, mida inimene ei pruugi kohe märgata. Kuna Islandil toimub sageli vulkaanilisi sündmusi, otsivad paljud riigid alternatiive. Vulkanoloogide ja katastroofi-ekspertide sõnul on ajaloos haruldane, et mõni kaasaegne riik peab elama pideva vulkaanilise kriisi keskel, samal ajal kui majandus ja linnad jätkavad toimimist. Kui Islandi meetmed õnnestuvad, võib see tulevikus saada eeskujuks teistele riikidele, kus on aktiivseid vulkaane. Kuid lõpuks on üks tõde selge. Inimene ei suuda kunagi maa liikumist peatada. Me ei suuda peatada tektoonilisi plaate. Me ei suuda magmat peatuma sundida. Ainus, mida me saame teha, on uurida loodust, mõista selle hoiatusi ja kasutada teadust kahjude vähendamiseks. Tuhandete aastate jooksul on Islandit kujundanud tuli, mis pärineb planeedi sügavustest. Ja tundub, et see ei lõpe niipea. Kui Reykjanesi vulkaaniline tsükkel jätkub, seisab Island silmitsi väljakutsega, mis võib kesta mitte ainult mõned aastad, vaid ka palju kauem. Hindi lang ng ilang taon, kundi ng maraming. See ei ole lihtsalt lugu ühest vulkaanist. See on ühe rahva lugu, kes püüab iga päev sammu pidada ühe kõige võimsama looduse jõuga. Ja iga uue maapinna purskega tõestatakse taas üht asja. Inimene ei pruugi suuta maad kontrollida, aga teaduse, ettevalmistuse ja õigete otsuste abil suudame päästa rohkem elusid, samal ajal kui maailm, kus me elame, liigub edasi.